So thank you. Good morning, everyone. Good morning. Distinguished hommikust guests. kõigile. I don't know. It's the first time for me to discover your countries, and I'm very pleased. Ma olen teie riigis esimest korda ja So Balti riikides üldiselt esimest korda. this one is mine. So I'm going to Ja siin ongi minu present you a ettekanne. bit of what's being building partnership with patients. Räägin teile veidi sellest, kuidas rajame partnerlusi patsientidega. It's kind of a puzzle matter. Empowering patients, building Räägin collaboration sellest, inside kuidas ERN project manager. It's not a new jõustada job. patsiente ja juhtida muutuseid. But my journey is done by Minu teekond Ryan's mum on metabolic, on very small patient, not a small puudutab patient metaboolseid category, but haiguseid. glycogen storage disease, which is quite unusual. Does cover. We do have about 300 families in Europe, in France. Seda haigust puudutab Euroopas ja Prantsusmaal umbes 300 perekonda. Ma rajasin selle grupi oma lapse sünnipäeval 1990-ndatel. Räägin väljendusest, räägin sellest, mida õppisin oma teekonnal üle kogu Euroopa, tuues kokku organisatsioone. See liikumine nüüd kogu maailmale. Projekti juhina on minu eesmärk nüüd töötada koos perekondadega, et patsientide hääl saaks paremini koostada. See on oluline. Ja ma pean teile ütlema, et harvikhaiguste päev ei ole üksnes üks päev. On laiem ja puudutab kõiki poliitikakujundajaid ja perekondasid ja poliitikut. Aitäh, et mind kutsusite. Räägin teile mõne asja harvikhaigustest. Harvikhaiguseid on umbes 7000. Need puudutavad enam kui 4000 erinevat geeni. Umbes 5–10% Euroopa Liidu rahvastikust on mõni harvikhaigus. Harilikult kulub diagnoosi saamiseks 5 aastat, mis ei ole hea näitaja. Viimase 30 aasta jooksul oleme saanud pakkuda paljudele haigustele paremat ravi, kuid ravist ei piisa, vaja on tervendavat ravi. Haigete perekonnad on kõikjal üle maailma ja uuringud toimuvad üksteisest lahutatult ja tükati. Tahan teile rääkida muuhulgas sellest, et kas te teate, kust tuleb harvikhaiguste päev. 1990. aastal algas see Prantsusmaal erinevate organisatsioonide koostöös. Eesmärk oli mobiliseerida poliitilist tahet. Tahtsime anda selliste haiguste tähistamise päevale nime ja selleks nimeks sai harvikhaiguste päev. Minu laps sündis 1997. aastal, aga ka siis oli veel raske leida süsteemset ravi. Aga elu läks edasi. Orphaneti ja Awardise abil töötasime edasi, mõned neist võivad neid organisatsioone teada. Ja 2008. aastaks oli harvikhaiguste päev saavutanud ülemaailmse kõlapinna. Ja nüüd, viimase nädala jooksul, oleme näinud üle kogu maailma suurt vastukaja. See ei puuduta ainuüksi meie kogukonda, harvikhaiguseid on üle 7000. Töö ei pruugi toimuda kiiresti, aga üheskoos jõuame kaugele. See on rohkem kui see puudutab enamat kui üht ainust päeva.
European Reference Network, where they started in 2017. räägime nüüd And we still now on the projekt, mis third algas year. 2017. aastal. Soon. We hope with kind of budget to keep up because it has very well Loodame, grown. And from a baby child meie projekt on kiiresti 2017, kasvanud, now we loodame, have et eelarve made võimaldab ka major edasi steps kasvada. for the Me oleme community. teinud So it's palju a big suuri issue for the sammusid families, for also nii hospital, where kogukonna, we are the perekohtade ja expert arstide also kui ka for. So we are eksperthaiglate 24, we promote vaatepunktist. medical training, research, Meil on dissemination, 24 information, võrgustikku, evaluation of care. tegeleme We are ravi 24 hindamise ja connected to levitamisega kogu Euroopas. Räägin teile hiljem sellest võrgustikust lähemal. See katab umbes 600 haiglat 25 Euroopa Liidu riigis pluss Norras. Seal on umbes 1600 kompetentsikeskust. We're not sure of the budget we'll have and it's still under discussion. Aga hetkel on edasine eelarve endiselt ettevalmistamisel. See sõltub Euroopa Liidu rahastusest ja rahastus katab korraga 4 aastat. Aga me ei ole juriidiline isik, me oleme võrgustike liit. Niisiis, Euroopa tugivõrgustik on 24, need katavad kõiki inimkeha süsteemide haruldasi häireid. Mina ise töötan Need kõik on geneetilised haigused. On suure projektiga, milles osaleb palju erinevaid üksuseid Euroopa tasandil. Võimalik, et tunnete mõned siinsed pildid ära. Harvikhaigustele on vaja strateegiat, rahastust, on vaja patsiente, on vaja taristut ja on vaja teadusuuringuid. Räägin veidi lähemalt. Meid asutas professor Clayton Smith Inglismaal. Brexit pani tema tegevusele lõpu ja 2019. aastal hakkas koordineerima Pariisist. The Commission gave us a time of 2 calls for hospital networks all over Europe. So in 2017 we were only 38. aastal osales võrgustikus ainult 38 ülikooli haiglat. Nüüd hõlmab meie võrgustik 71 haiglat. Ja meil on 100 000 patsienti, me ei ole kõige suurem võrgustik, kuid üks suuremaid. Meie maastikku kirjeldab see pilt, kirjeldab harvikhaigusega lapse diagnoosi saamise teekonda. Ja see on mõeldud vastama harvikhaigustega ja sündroomidega patsientide vajadustele. Balti riigist osaleb meie võrgustikus Tartu Ülikooli kliinikum, doktor Kristalja Katarin Õunap. Riias osaleb Riia lastehaigla ja Vilniuse ülikooli haigla. So, overview of what we do. What does do ERENT? First of all, räägin veidi sellest, mida me teeme. Esiteks peaksid patsiendid pöörduma oma kompetentsikeskuste, oma arstide poole. Kuid perekonnad tunnevad, et nad on teelt eksinud, et nad ei tea, kuhu pöörduda. Tänapäeval muudab sotsiaalmeedia asju lihtsamaks. Kas minu aeg on otsas? Jätkake palun. We cover about 5,000 of rare human genetic development disorders, and I'm sure that Katrin meie tegevusalas on umbes 5000 erinevat arenguhäiret.
ma arvan, et Katrin oskab sellest paremini rääkida kui mina. Ja see on umbes 6 miljonit eurooplast, umbes 1–2% Euroopa elanikkonnast. Ja me jälgime probleemi kõiki tahkusid. Siin on meie töörühmade ülevaade, meil on rakkerühmad, töögrupid, erinevad temaatilised projektid, nõukojad. Me uurime kõiki võimalikke võimalusi. Meil on äärmiselt aktiivne patsientide nõuandekoda. Ja we have also the Scientific Society of Genetics and so on. We do cover some fetal surgeries, which this one samuti tegeleme lootekirurgia düsgraafiaga. Tegu on ainult ühe juhtumiga, mis sai alguse juba Inglismaal, aga tegu on väga aktiivse grupiga siiamaani. Mida me siis teeme? Meil on väga palju erinevaid tegevusvaldkondi. Families and clinicians to make some call on this research group. It goes very well. We have about 300 going on. Meil on umbes 300 erinevat töörühma praegu. Ja oluline on teha koostööd kogukonnaga. See on hiljuti käivitatud töörühm. Meil oli sellega probleeme just tänu registrile. Meil on riiklikud registrid, kohalikud registrid, pidime neid võrdlema. Meil on põhiregister on valmis, meil on olemas genotüübitud patsientide põhikohort järgnevateks uuringuteks. Räägime nüüd pisut koolitusest ja haridusest, me viime läbi veebiseminare. Julgustan teid meie webinaridel osalema, oleme väga avatud perekondadele, patsientidele. Meil on aastas umbes 12–14 veebiseminari. Samuti viime läbi erinevaid töötubasid, erinevaid koolitusi. Siin näete Eurodysmorfo koolituse reklaami. See on mõeldud noortele arstidele. Sellel aastal toimub see Pavias ja järgmisel aastal Tallinnas. Siin näete ühte väga konkreetset näidet. Tegu on EuroNDD-ga, mis tegeleb geneetiliste närvisüsteemi arenguhäiretega. Tegu on 2-päevase multidistsiplinaarse koosolekuga, mis tegeleb just nende arenguhäiretega. Meil on väga palju patsiente, kellel need esinevad. Siin on veel mõned näited meie e-kursustest. Meil on suur e-kursus bioinformaatika kohta, samuti on meil olemas e-kursus harvikhaiguste diagnoosimise kohta. Ja siin näete näiteid materjalidest, mida oleme koostanud, me tahame oma teadmisi jagada. Näiteks siin näete dysmorfoloogia käsiraamatut, samuti on meil geneetika ellujäämisjuhend ja muud projektid. Samuti koostame suuniseid ja ravijuhiseid. Perekonnad küsivad meilt sageli suuniseid ja ravijuhindeid. Families we have to have, and each starting guidelines we do have a patient groups inside of it. Me anname
patsientidele alati suunised ja ravijuhised, aga see on väga suur töö. Selle koordineerimiseks on meil vähe aega, aga me anname endast parima. Tihtipeale me peame juhiste koostamisele kaasama väga palju erinevaid arste ja patsiente ja perekondi, nii et see ei ole sugugi lihtne. Räägiksin nüüd natukene lähemalt patsientide nõustamisrühmast. Meil on kokku umbes 56 patsientide nõustamisrühma ja patsientide eestkoste organisatsiooni. On parem, kui patsiente esindab organisatsioon, mitte igaüks ei võita iseenda eest. Praegu katavad need 42 sündroomi. Ehk on mõni nimi siit tuttav. Siin näete meie uut juhtkomiteed. Meil on praegu 7 liiget ja 2 juhti. Seekord valiti nad uuesti tagasi. Nendeks on siis Tanja Štoldek Sloveeniast ja Dorika Dan Rumeeniast. Meil on palju erinevaid tegevusi. Teeme aktiivset koostööd patsiendiorganisatsioonidega. Me kohtume, meie patsientide nõukojad kohtuvad rohkem kui 12 korda aastas, pluss viiakse läbi patsientide töötuba. Nad on patsientide organisatsioonid, on kaasatud erinevatesse tegevustesse, patsientide uudiskirja koostamisse ja muudesse projektidesse. Me teeme väga tihedat koostööd. Me teeme koostööd perekondadega. Paari nädala pärast anname me välja erinevate haiguste klassifikatsiooni ja selle koostamisel on osalenud ka perekonnad. And as I said, and as you may know that all our families are very involved outside. Olete kuulnud, et meie patsientide perekonnad teevad meiega tihedat koostööd. Me oleme kõik üks suur perekond. Aastal 2025 toimus meil Bergenis patsientide töötuba. Töötöö alguses oli meid 50, lõpuks oli meid kokku 80 ja see töötuba läks väga hästi. Millised on meie väljakutsed ja võimalused? Väljakutsed ei pidurda meid. Oluline on koostöö. Koostööd tehes saame me väljakutsetest jagu. Oluline on see, et me võtame arvesse patsiendi perspektiivi. Mõnikord on see keeruline, aga see on väga oluline. I stick on my metaphor on puzzle disease. In the rare disease puzzle, no single piece holds the answer. Harvikhaiguste maailmas ei ole, harvikhaiguste maailm on nagu pusle. Ühel tükil ei ole vastust, kuid koos saame me luua suure pildi ja tuua lootust. Suur aitäh teile. Mul on veel 5 minutit. Ei ole. Suur aitäh teile. Meil on ka mõned küsimused teile. Mida saaksime teha, et toetada patsiendiorganisatsioonide tegevust Eestis? Ilmselt võiks olla patsiendiorganisatsioonide liit. Kui olete patsiendiorganisatsioon ja tahate enda patsientide eest seista, siis võite minuga ühendust võtta ja nõu küsida. Meil ei ole praegu teie riigist mitte kedagi, nii et ootan teie kirju ja kõnesid. Samuti on vaja head tahet.
Veel üks küsimus. Mis on kõige olulisem aspekt, mis ajendab teid patsientide huve kaitsma? Ma usun lootusesse ja ma usun, et ühiselt saame me patsientidele ravi leida. Oluline on lühendada aega diagnoosi määramise ja ravi saamise vahel.